tere hommikust! On reede ja vaadake seda, väljas paistab päike. Uskumatu, mis kevadised vaibid meid järsku veebruari alguses on tabanud. Mõtlesin, et teeks ühe nädalavahetuse vlogi. Vaatame, kas õnnestub. Ja ma ütlen sellepärast, et vaatame, kas õnnestub, et ma olen vägagi vlogi rajalt maha kukkunud. Ma olen küll järjepidevalt videoid üles pannud, ikkagi enamasti iga nädal, aga praegu mul tunne, et nagu ma kuidagi ei oska seda teha, ma ei taha seda teha, ma ei tea. Raske on nagu leida endas seda suurt kirge selle vastu. Ja kui sa ei tee nagu seda asja kirega, siis minu meelest pole nagu mõtet teha. Vaadake, mul on see kuulus tiktokerite peavõru, millega meiki saab teha. Issand, ma olen nagu mingi kuninganna. Aga me paneme ennast praegu valmis, sest et ma pean kirustama linna 15 minuti pärast startima. Ma ootan praegu Nilsi koju ja siis ma saan minna. Nii kaua saame siin koos valmis settida ja saan natukene lubiseda. Ja mul on nagu selle vlogimisega nagu see probleem, et mulle meeldib monteerimise protsess. See on minu jaoks väga mõnus, sen, aga mulle tundub, et mulle praegu eriti ei meeldi see filmimise protsess. Ja see ei ole üldse hea kombo, sest et kui sulle need mõlemad ei meeldi, siis sa ei saa ju midagi üles laadida. Ja mul on tegelikult sellel filmimise blokil, ma tean küll päris täpsed põhjused. Ja ma ei tea nagu kas ja kuidas ma saan sellest välja tulla või kuidas ma enda jaoks seda olukorda lahti mõtestan. Ja see on seotud sellega, mis on nagu vlogi tuumik. Ehk siis kõik see, mida ma näitan, kõik selline nagu pereelu. Et loomulikult, kui ma vlogin, siis ma näitan ju üliväikest killukest ja nagu valitud asju ainult. Aga nagu ikkagi, mul nagu kerge mingi siuke blog tulnud nagu sotsmeedia ees ja see puudutab suuremal määral laste teemat just. Ma olen nüüdseks videoid teinud 8 aastat ja 8 aastaga on internet vägagi palju muutunud. Ja kui ma alustasin, siis mul ei olnud ju lapsi on ju ja nüüd on mul juba esimene laps nii vana, et läheb kooli ja minu meelest nagu lapsevanema esimene instinkt on alati enda last kaitsta ükskõik mis olukorras ja ma ei tea, kuna internet on nüüd selline natukene suur ja hirmutav koht, siis hästi paljud sisuloojad on nagu läinud seda teed, et nad oma lapsi hoiavad üldse oma sotsmeediast eemale. Millegipärast see teema nagu hästi pikalt ajas mind täiega närvi. Kui ma lõpuks nagu sain aru, miks see mind närvi ajab, siis ma sain aru, et see on sellepärast, et ma tahan seda ise ka teha. See ajas mind kuidagi nagu niimoodi vihale lausa, sest see tundus nagu suht suur samm, mis on nagu, ma ei tea, totakas nagu mõelda tegelikult niimoodi, aga ma ei tea, kas keegi on aru saanud siin, et ma nüüd viimased pool aastat vähemalt olen juba lapsi nagu täielikult hoidnud oma sotsmeediast eemale, et ma ei näita nende nägusid, ei pane neid kuskile videotesse, piltidesse ja see kõik on sellepärast, et suurem hakkab kooli minema. Et kui ta oli palju väiksem, siis need tunded ei olnud nagu üldse sellised ja ühesõnaga siis see nagu ei häiri mind üldse, aga nüüd jah, just selle kooli tulekuga on mul hakanud see trigger nagu eriti häirekella lööma ja selle sammu ma tegingi tegelikult peale seda, kui ema sündis, siis peale seda ma võtsingi selle otsuse vastu, et ma eemaldan nad täielikult oma sotsmeediast. Kuna ma vlogin, väga raske on vlogida sellist sisukat sisu oma elust, kui sa pead sealt nagu hästi suure osa välja lõikama, sest et kui sul on lapsed, siis sa tead, et lapsed on sinu jaoks 100% su kõik, on ju. See nagu ongi pannud mu sellisesse keerulisse olukorda, et ma ei tea, kuidas ja kas jätkata. Nii et jaa, keeruline olukord. Et tegelikult see laste ja sotsmeedia teema, mul on selle kohta hästi palju mõtteid ja need mõtted nagu absoluutselt ei puuduta kedagi teist, kes on ka nagu sisuloojad ja jagavad oma pereelu, vaid see puudutab ainult mind ennast ja kuidas mina tunnen ennast sellel teemal, et mind selles suhtes nagu üldse ei morjenda, mis teised teevad, aga just jah see, et kuidas ma ise nagu tundsin oma sisetunde najalt, et midagi nagu tuleb muuta. Ja praeguseks hetkeks ma olen ka ära peitnud siis oma kanalilt vanemad videod, mis on siis aastate tagused videod, kus Nikolas figureerib, et need on nagu ainult meile vaatamiseks ja selles suhtes on see olukord nagu nii nõme, et näiteks me vahest vaatame
meie videoid telekast. Nikolasele täiega meeldib vaadata, see on tema jaoks täiega nagu äge. See on minu jaoks ka nagu kõige lahedam üldse näha teda seal beebina ja teda seal väiksena. Nagu mind huvitab, mis ma tegin sellel ajal nagu täiesti suva. Kui sa nagu oled oma lastest talletanud sellised mälestused ja sa saad neid vaadata sellises pikas koduvideo formaadis, see on lihtsalt... See ongi see, nagu, mis on samas vlogi olemus, ehk siis siin tulebki mulle täiega nagu selline crash, et raske on leida nagu sellist kuldset keskteed, aga noh, ma tunnen, et ikkagi ma pean lähtuma sellest sisetundest, mis minu jaoks tundub hetkel nagu turvaline ja mõistlik. Ja mul on olnud nagu mõned triggerid, mis ajendasid mind seda tegema. Et üks oli siis see kooli teema, et ma kuidagi, noh, tahaks, et ta saaks alustada ise puhtalt lehelt, et ei ole tal mingit, ma ei tea, kaaslastel kuskil midagi vaatamiseks temast, sest et teiste laste kohta ju ka nagu ei ole, on ju. Ja siis teine teema, mis oli muidugi ka väga suur trigger, on see, et mul on olnud paar sellist juhtumit, kus ma olen kokku puutunud kuskil üritustel, võib-olla mingite inimestega, keda ma ei tea ja nad ütlevad, et noh, nad on mu videoid vaadanud ja näiteks olen Nikolasega seal koos ja siis nad on ka Nikolasele öelnud, et oi, ma olen, ma ei tea, näinud sind väiksest saati seda ja seda tegemas ja see on nagu imelik mu jaoks, et kui ma kunagi ei oleks seda imelikuks pidanud, siis nüüd ise nagu kasvades selles sotsmeedia arengus, siis ma ei tea, see nüüd on mu jaoks nagu imelik. Ja jällegi, see on nagu nii raske teema, millest rääkida, sest noh, ma ei taha, et keegi tunneks ennast sellest nagu puudutatuna, sest et ma ei judge'i sind, kui sina nagu teed teistmoodi, sest ma olen ise ka teinud aastaid teistmoodi. Aga lihtsalt mingi hetk, mul endal nagu käis see klõps ära, et ma ei taha enam niimoodi jätkata. Ja siis mul nüüd ongi siin siuke mõttekoht, et kuidas ma siis saan jätkata. Ma ei tea, mis ma nagu teen. Et kas ma pean võtma võib-olla mingi väikse pausi, et kuidagi lahti mõtestada endale, kuidas jätkata, mis videotega. Samas mulle täiega meeldib see, et mul on siuke lahe hobi, lahe siuke community siin. Üks mu lemmiktundeid on see, kui ma reaalselt teen pühapäeva hommikul YouTube'i lahti ja ma vaatan, et mu lemmikud sisuloojad on lisanud videoid ja mul on näiteks seal mingi 4 videot vaadata. Nagu see on kuidagi nii siuke sütitav ja lahe tunne. See on nagu üks suur motivaator tegelikult, mis ikkagi ütleb, et jätka. Aga kuidas ma jätkan? Ma ei tea. Igatahes alustasime seda videot nüüd väga tõsisel teemal. Ja ma tahaks tegelikult teie mõtteid ka täiega kuulda sellel, kuidas teie seda näete. Aga veel üks väga suur asi. Vaadake. Võib-olla Instagramis olete juba näinud, aga ma võtsin oma juuksepikendused ära eelmine nädal ja käisin ka juuksuris ja mäletate ma oktoobris, kui ma käisin siis pikenduste hoolduses, siis ma andsin lubaduse, et järgmise hoolduse eel me võtan pikendused ära. Ja seda ma ka tegin. Mul on nüüd nädal aega olnud harjuda siin juustega ja oma juuksed on tegelikult väga pikaks kasvanud, aga no muidugi see paksuse vahel nagu meeletu, et mul oli ikka suur hunnik neid juukseid peas. Ja see, kus me täna ennast sättimegi, vaatame, palju mul on veel aega. 4 minutit. Siis lähmegi linna ja ma lähen tagasi oma sinna pikenduste tehniku juurde, siis eelmine nädal meil ei olnud aega ja ma ei saanud ühte protseduuri teha, mis ta tahtis teha, mingi juuste rekonstrueerimise protseduur. Ehk siis ma lähen täna veel tema juurde tagasi, ta teeb mulle selle protseduuri ja siis tuleme koju tagasi ja saame nädalavahetust veeta. Ja nädalavahetuse plaanid on sellised, et Nikolas on oma vanavanemate juures ja Nils on ka siin pool nädalavahetust ära, ehk siis see oligi nagu hea motivaator mulle vlogimiseks, et ma saan nagu vlogida nii, et neid ei ole ja see annab mulle kuidagi parema tunde, et ma ei riku kellegi privaatsust. Ma ei tea, mul on mingid imelikud vaibid peal viimasel ajal, aga ühesõnaga, lähme linna. Nii, see protseduur sai meil nüüd tehtud ja issand, ma jäin peaaegu magama reaalselt seal juuksepesutoolis. Ma olen lihtsalt nii vähe maganud viimasel ajal. Aga seal juuksepesutoolis oli see selline tool, millel oli sees nagu massaažirullik. Ja siis saad aru, sa lamad seal, siis see massaažirullik käib mööda su seda haiget selga. Ja ma olin lihtsalt mingi kohe minekul. Aga nii mõnus ikka, no natukene aitab elule see, kui saab ennast lasta niimoodi poputada. Praegu mu juuksed on siis siuksed mega siledad ja Kristiina ütles, et ma pean homme siis pesama juukseid, siis
tuleb siit see mingi vahend välja, mis mu pähe praegu jäi. Ja siis peaks jälle olema kõik normis. Ühesõnaga see mingisugune hooldus, mis tehakse siis pärast pikenduste äravõtmist, see on mingisugune aine, mis paneb juustesse mingeid vitamiine ja mingi proteiini ja ma ei tea, mis ta ütles, et seal kõik sinna juustesse läheb, nii et ma olin mingi yes. Sounds good to me. Aga nüüd lähme tagasi koju. Kell on juba 1 päeval. Nii et Nils ootab mind seal emmaga. Ja vaatame siis, mis meil tänane kaunis päikseline päev veel toob. Kodust tagasi ja nii hea oli autoga sõita, kui teed ei olnud jääs. See oli lihtsalt uskumatu elamus. Päike paistab, asfalt on väljas. Vaadake, eestlastel on nii pikalt seda talve. Meil on ju novembri alguses saati juba lumi maas. Et sa ei mäletagi, et mis veel võib olla. Aga ma siin koju jõudes pumpasin kiiresti ka piima, mille ma paneme kohe sügavkülma, et meie varusid hoida piisavas koguses. Ja nüüd hakkame siin, kõik on mis asjadis, ei kujutate, mis sealpool veel on. Aga me hakkame siin tegema ühte snäkki, millest ma olen mõelnud väga pikalt. Nimelt ma hakkan tegema siis tuunikala muna majoneesiga üks nagu võileiva määret. Ma nägin seda ükspäev TikTokis ja see on mind mitu päeva isutanud. Alustame 3 keedumunast, mille ma teen katki. Tuunikala tükid soolvees. Ja ideaalis ma tahaksin siia marineeritud kurki tegelikult ka hakkida. Aga meil ei ole seda. Majoneesi. Läheme siia natuke pipata. Soola pole vaja, sest see tuunikala ise on nii soolane. Oi, kui hästi see sobiks see marineeritud kurk, aga niisama on ka ülihea. Meil on kodus täiesti erakordne olukord juhtunud, kus toas on vaikus. Me olime just nädal aega haigete lastega kodus. Kõik olid kodus, me olime lõpuks nii üle stimuleeritud kõik juba. Eriti õhtuti nagu tahaks siuksed peast välja kiskuda nagu, no tõesti. Ma arvan, lapsevanemad saavad aru. Ja nüüd on reede päev. Kell on mingi 3. Toas on täielik vaikus. Kedagi pole. Üks magab, teine on lasteaias. Ja me hakkame oma sarja vaatama. Me praegu obsessime siis uuesti ühte sarja, mida me vaatasime ka mingi, ma julgeks öelda, mingi 10 aastat tagasi on ju. Ja see sari on Breaking Bad. Nii et mul on siin mu võikud. Siis ma tegin endale veel õunaviilud maapähklivõiga. Nii et me hakkame nautima täiega. On ju? Jah. Taheti tappa, millest muidu ta arvab, et Jesse on winnis selle. Ma seadistasin enda telefoni ekraanile. See oli toreda asja, mis näitab mulle kogu aeg muust tehtud samme. Ja kunagi kuusõhtul oli mul telefoni peal 1000 sammu, siis see on veits nadi ja no ei olnud lihtsalt siin ilusa ilmaga kahjuks võimalust jalutama tulla päeval. Tahtsin natukene lamada ka. Siis nüüd ongi see teema, et toime viimast und tegema õue jalutama. Panin siin kõik oma pealambid ja viled ja tuled ja helkurid kõik asjad igal pool külge. Ja tegelikult tänavalampidega on täitsa normaalne jalutada, pole midagi hullu. Aga visuaalselt tundub küll, nagu oleks mingi 11 juba küll. No nüüd tegelikult on ju normaalne veel jalutada kell 7. Ma ei tea, kas tuli isegi 30 minti täis mul seal väljas. Ei olnud kuidagi seda vaibi, üldse ei olnud inimesi ja ma ei tea, imelik oli kõndida seal kuidagi. Nii et vaatame, palju mul tuli 4558 sammu. Amazing.
Ma ei tea, pean siin toas ringi sammuma veel telefon taskus äkki. Tere hommikust. Käes on laupäeva hommik. Kell on umbes 10:15 vist. Ja ma just tulin voodist välja, sest Nils halastas mu peale ja andis mulle hommikul paar tundi und. Sest meie ööd on läinud täiesti kohutavaks, nagu kohutavaks, I mean umbes iga tunni aja tagant on ärkamine. Et kui siin alguses, kui Emma oli veel nagu beebim, siis oli öösiti pikalt oli 3 ärkamist, mis on nagu siuke minu meelest täiesti universaalselt nagu arvestatav arv. Aga nüüd on nagu täiesti hulluks läinud, et ilmselt see on seotud mingite uneregressioonide asjadega, siis see, et hakkas lisatoitu saama, võib-olla seidimisega kuidagi, võib-olla mingid hambad juba, ma ei tea. Igatahes beebidega on nagu minu meelest kõik, mis on ebanormaalne, on normaalne. Nii et jah, väsitav. Kuna Nils läheb täna juba poolest päevast ühele sünnipäevale, siis me oleme siin beebikesega nüüd järgmised 2 päeva suht kahekesi. Saame kuidagi omas tempos kulgeda oma asju teha. Aga mis kell sa nüüd kodust ära lähed? 12 lähed ära? Umbes. Ma pean kaasa võtma. Kossuriided, saunariided ja peoriided. Okei. Kossutossud, plätad, mingi saapad. Okei. Väga tegus sünnipäev tuleb siis. Aga millegipärast on alati nii, et kui ma olen nagu väsinud, siis mulle meeldib ennast nagu piinata veel rohkem. Ja ma mõtlen, et kas ma jõuan teha mingi trenni enne seda, kui Nils läheb. Jõusaali ma ei jõua, aga vaatan äkki läheks jooksma või midagi. Et mul nagu keha on nii haige, selg on nii kange ja nii kinni nagu. Äkki see oleks mõnus, aga eile tuli mingit kerget lörtsi maha. Mis ei ole muidugi ideaalne selle jaoks, sest et lörts tähendab märgasid olusid. Nii et vaatame. Ja ülejäänud plaanid tänasel päeval on mul lihtsalt see, et ma tahan panna self-tanni ja pesta juuksed ära eilse hoolduse järgselt. Nii et pole õnneks täna mingid suuri plaane, kohustusi, mitte midagi, et saab siin kulgeda ja marineerida oma selles väsimuses. See oli kohutav. Oh my god, mu võhm on täiesti nullis, nagu appi. Ei mäleta, et mul oleks nii raske olnud mõni jooks. Täiesti lõpp. Vaatame siis numbrid üle. Ma tegin ikka väga lühikese maa, sest ma ei suutnud isegi 10 minutit järjest joosta. Need teeolud olid ka muidugi väga-väga keerulised. Ma jooksin 2.63. Well, it's a start, I guess. 22 minutit. Sest ma kõndisin ka vahepeal. Väga positiivne on see, et juba on 3354 sammu. Nii et äkki saab täna vähemalt oma sammu eesmärgi täis. Sest et siit on täpselt veel pool minna. 48% on juba tehtud. Nii et ikkagi hea algus hommikule, sest kell on 11.38 alles. Oh my god. Aga ikka väga raske on see uuesti alustamine sellise nagu vastupidavus spordiga, sest keha on ikkagi nii palju muutunud. Organism on palju muutunud sünnitustega ja sünnitusjärgse ajaga ja kogu see magamatus ja toiduvalikud ja kõik. Et see on ikka naistele keeruliseks tehtud. Pole midagi öelda.
palju aega on nüüd mööda läinud ja nüüd läks oma üritusele ja me olime temaga kahekesi ja mul tekkis nagu täiesti segadus, et oota, mida ma siis nüüd edasi teen, et kuna ma olen nii harjunud, et kõik on kogu aeg kodus ja kui Nikolas oli just lasteaias nädal aega kodus, siis olime seal pead ja jalad koos ja nüüd on nagu kedagi pole, ma ei tea, mida teha. Nii et pakkisin neid kokku, võtsin oma kohvipausi kaasa. See on minu jaoks väga oluline osa päevast nagu. Ja lähme jalutame poest läbi ja niisama teeme ühe tükse pikka rahuliku jalutuskäigu, sest mul tõesti pole mitte midagi muud teha nagu. Ma ei tea, kõik nädalavahetused on olnud nii täis pakilippudegi toimetusi ja nüüd see üks nädalavahetus, kui pole plaane, see on nagu veider. Ja sellepärast on nagu ka mul imelik, et kedagi pole kodus, et mul on praegu nagu selline vaib kogu aeg sees, et ma tahangi olla ainult nagu perega koos, teha kodus mingid asju, ma ei taha nagu eriti kuskil ma ei tea, üritustel käia või nii, sest mul on kogu aeg nagu mingi hirm, et lapsed kasvavad nii kiiresti suureks ja nad ei ole üldse enam nii väiksed ja ma ei tea, see on see, kui on kaks nagu päris suure vanusevaheka last, et siis kuidagi see vahe nagu tuleb eriti tugevalt välja, et mingi hetk nad lihtsalt kasvavad nii suureks, et ma tahangi nagu maksimeerida seda nendega koos olemise aega nii palju kui võimalik. Nii et lähme poodi, võtame mingit puuviljuvärke särke, sest et ilmselt tuleb mul täna kodus mingi girl dinner, sest et ma ei viitsi midagi normaalselt süüa, kui ma ei pea. Ma olen poest tagasi ja vaadake, mis ma ostsin. Kuna mul on veits eilsest alles seda muna ja tuunikala segu, siis Jesus Christ. Siis ma nüüd tükeldan sinna sisse kurki ja sööme selle selliseks mõnusaks lõuna snäkiks. Vaadake, ma ütlesin ennem, et mul on täna girl dinner ja ma mõtlesin, et ma teen endale karahelbeputru maapähkli või ja banaaniga ja ma panin juba pudru keema, aga siis mul tuli meelde, et mul on ühte teist asja, mida mul muidu kunagi ei õnnestu süüa, nii et ma jätan selle pudru hommikuks ja teen endale sellist asja. See on suht suur võrreldes nendega, mis need tavaliselt on. Nüüd ma panen selle siia suurde kaussi. Nii, paneme siia kõik need asjad ära, mis vaja on. See on siis raamen, ehk siis temast peab saama supp. Järelikult see tuleb vedelikku panna ikka korralikult. Seal oli kirjas, et see on ekstreemselt vürtsine ja mulle vürtsid meeldivad, aga ma millegipärast arvan, et see võib olla nagu liiga hull. Oh. I am unwell. Nagu äkki ma pean sellega midagi tegema, ma ei saa seda niimoodi süüa põletavalt valus. Girl dinner! Tere hommikust! Käes on pühapäev ja väga hea, et ma eile õhtul selle pudru valmis tegin, sest ma saan selle nüüd soojendada. Kusjuures ülitihti teen niimoodi, et õhtul pudru valmis ja siis hommikul paned sinna veits piima sisse ja soojendad pliidil üles ja on good as new. Nii et näiteks lasteaia hommikutel, kui teha putru, siis see hoiab minu meelest nii palju aega kokku. Me oleme siis praegu siin veel täitsa kahekesi, aga kohe mingi paari minuti pärast tuleb meil juba esimene külaline. Kell on 10:01 ja mu ema saabub kohe siia. Ja kuskil poolest päevast siis saabuvad ka teised koju, nii et minu igavlemine saab lõpuks läbi.
tšeki seda ilma nagu appi. Sinine taevas, päike, mis asi see veel on? Ühesõnaga, küll on juba vahepeal saanud 2:30. Mul tuli pere koju, ema läks ära, väga tore hommikupoolik oli. Chillisime niisama, jõime kohvi, sõime, vaatasime telekat ja nüüd lõpuks tulid kõik koju ja nagu tunne on jälle terviklik. Ja siis oli mul suurejooneline plaan, et need jäävad sinna tuppa chillima ja panen emma tuttu ja lähme jalutama. Ja siis ma olin juba vankriga aiast väljas, kui ma vaatasin, et päästerõpped nagu teed on nii jääs, sest et vahepeal ju sulas ja nüüd läks jälle jäässe ja siuksed nagu suured jäätükid on igal pool, ehk siis suhteliselt ebamugav oli vankriga sõita. Nii et ma tegin seda, mida ma olen tegelikult väga ammu juba plaaninud. Ehk siis jätsin nad kõik koju, emma lihtsalt tuttu terrassile ja tulin üksi samme koguma. Ma kogu aeg mõtlen seda, et tegelikult kui kõik on kodus, siis ma ei pea ju iseenesest nagu vankrit kaasa tassima, kui ta niikuinii magab seal sees. Et ma saan palju kiiremini efektiivsemalt oma sammud täis. Ja seda ma tulingi tegema. Panen oma podcastit peale. Vähemalt võtan äkki ühe kohvi. See tuul kammis nagu täiega ära. See ei olnud lõpuks enam väga meeldiv. Aga nüüd ma olen tagasi kodus. Te olete mul külmkapis. Ja me hakkame tegema burritosid. Võtame siit kõik vajalikud kraami välja. Ja keerame mingid mõnusad kosutavad burritod kokku. Nii, kõigepealt veisakliha paneme praadima, paneme sinna seda, paneme sinna seda. Need hakime ära ja keerame koos riivijuustuga rulli. Chili majonees. Ma ükskord kätte jõudnud. Sellistel külmadel päevadel ma täiega mõtlen, et meil võiks saun olla. Siis kui ma ehitasin, ma mäletan sellise, et ei, ma ei taha sauna, et mul ei meeldi nii saunas käia nagu ja reaalselt iga kord, kui on mingi külmil, mingi tahaks sauna minna. Aga ma siis siin kuuma rätikuga aurutan oma poorid lahti, sest ma tahan teha väikest õhtust nahahooldusrutiini. Või lihtsalt kasutada ära mingid asju, mis mul siin on. Ehk siis ma tahan teha nina pooriplaastrit. Vahest teen neid harva. Siis see tulemus on hästi satisfying, kui sa nagu hästi harva teed seda. Ehk siis tavaliselt ma teengi need kuuma rätikuga nagu veits hoian nina peal, see peaks poorid avama. Siis teen nina märjaks. Panen selle nina peale. Ma tean, et see on siuke asi, mida muidu mingid nahahoolduspetsialistid üldse ei soovita teha, aga kuna mul see üks on veel kodus alles mingist ajast, siis mulle meeldib täiega nagu asju ära kasutada, nii et mul ei jää nagu mingid jääke seisma kunagi. Siia niiske peale ta siis ilusti jääb kinni ja nüüd peame ootama, et ta ära kivistuks. Ja ma olen siin terve nädalavahetuse mõelnud nagu selle peale, et mis ma siin vlogi alguses rääkisin. Et need põhjused, mis praegu kuidagi hoiavad mind veits tagasi vlogimisest, mis on olnud tegelikult ju aastaid mu lemmik kirg, hobi. Ja just see lastega seotud teema, see on selles suhtes nagu nii keeruline, et see sisu, mis ma ise vaatan, mis mul kõige rohkem meeldib, mu 100% lemmikud asjad vaadata on vlogid. Ja kõik mu lemmikud youtuberid on põhimõtteliselt lastega emad. Ehk siis see sisu, mida mulle meeldib tarbida, on see, mida ma tunnen, et ma ise nagu ei saa enam kuidagi välja panna, selles suhtes on nagu veits raske.
aga ma ei tea, kuidagi see tundub praegu ainuke viis mul nagu õigesti edasi liikuda praeguses eluetapis. Ja noh, ma ei saa nagu öelda 100%, et nüüd mitte kunagi kuskil enam lapsed, ma ei tea, nägudega pildi peale ei jää, sest ilmselgelt seda võib ka juhtuda. Aga jah, kuidagi siuke mingi 90% ma tunnen, et ma pean nad nagu eraldama ära ikkagi niimoodi visuaalselt sellest sotsmeediast. Et see muidugi ei tähenda seda, et enam mingid lastega seotud teemasid ja sisu ei tule, sest noh, see on kogu mu elu praegu. Et kindlasti ikkagi väga-väga palju tuleb sellel teemal juttu. Ja lihtsalt ma neid püüan siis natuke nagu hoida eemale kogu sellest, et kaamerad ja telefonid ja värgid. Et vaatame, kuidas sellega läheb. No viimased pool aastat tegelikult ma olen seda juba suhteliselt teadlikult ka teinud. Niimoodi ongi 90% mahus umbes. Nii et see on selles mõttes nagu täitsa tehtav, et ma ei tahtnudki tegelikult ennem kuidagi seda teemat välja mõtestada endast, kui ma ei ole seda nagu piisavalt kaua rakendanud, vaadatud, kuidas mul sellega läheb. Ja tegelikult ma olen viimased pool aastat peale ema sündi ikkagi suhteliselt järjepidevalt sisu üles laadinud, teinud, dokumenteerinud ja reaalselt I love it. Nii et tundub, et selliste väikeste mugandustega see ikkagi on võimalik, kui mul hetkel on selline tunne, et ma pean neid mugandusi tegema, et noh, see on kuidagi mulle endale siuksem nagu parem. Vot, aga nüüd ma ootangi, kui see pooliplaaster kivistub ära, siis ma saan selle ära võtta, näo ära pesta, kreemitada ja hakkame selle vlogi otsi vaikselt kokku tõmbama. Sest tuleb uus nädal, tuleb väga töine nädal Nilsil. Minul on lastega palju käimist, mingid hambaarstid, eelkoolid, igas sellised värgid, et siin tuleb palju toimetamist. Ja mul on siin plaan minna varsti ka Lottale külla. Lotta meil siis kolis Soome, kui keegi teda jälgib, siis ilmselt teate. Ja ma tahangi minna talle külla nüüd äkki paari nädala jooksul, kui õnnestub. Ja siis selle jaoks on mul vaja ka päris palju valmistuda, kui beebiga minna üksinda niimoodi. Et ma ei kujuta ette, kuidas see minna võib, aga ma üritan endas nagu kanaldada siukest power mom'i. Et ma saan sellega hakkama. See on lihtne, kõik teavad seda. Nii et ma ei tea. Et mul ongi tunne, et võib-olla pean selle vlogimise kuidagi sellistest nagu iganädalastest videotest vähemalt mõneks ajaks muutma selliseks, et ma filmin siis, kui ma tunnen tõesti, et mul on mingid ägedad asjad tulemas, ma olen midagi tegemas, mul on see tuhin seda dokumenteerida. Et ma ei tea, saate siis näha, mis siin saab. Aga aitäh, et sa ikka vaatad 8 aastat hiljem. Siis ma ikka olen oma videotega pooliplaaster ninal. Ja ega siis muud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!